Tere päevast, tere pealelõunat. Olemegi jõudnud oma kursusega ühele poole. Lõpetame ühte suurt, väga meeldejäävat etappi oma elus ja valmistume uue alguseks. See pilt on teile ilmselt tuttav. Muuseas, kui kommenteerida, siis ma olen pildistanud juba nüüd mitukümmend aastat ja peale seda, kui tuli digifotograafia, siis ma olen seda nüüd raudselt iga aasta püüdnud pildistada tudengeid. See on aastast 2004. On ühene tähelepanek. Poisse see eriti ei puuduta, nemad näevad kogu aeg head välja. Aga no see oli nali. Aga tähendab, tüdrukud lähevad raudselt ilusamaks. Raudselt alates esimesest kursusest kuni 5. iga aasta lähevad ilusamaks ja näkku tuleb niisugust teatavat pühendumist, intellekti tuleb järjest juurde. Siin olete veel niisugused noored ja natukene võib-olla veel rumalakesed. Nüüd olete te juba vanad ja targad. Aga näete, see pilt on tehtud 2. septembril 2021. Aga esimene kokkupuude meil oleks pidanud olema ja põhimõtteliselt oli veebruari algul 2021. Ja selleks oli kaunis tõsine põhjus, jah. Tähendab, teie olite teine kursus, kes sai pihta COVIDist. Kaunis kõvasti, jah. Aga teie puhul oli juba pluss oli selles, et meie oskasime juba enam-vähem midagi teha. Esimene kursus, esimene aasta kahjuks läks õppimiseks, nii mõlemale poole läks õppimiseks, aga tähendab, teisel aastal juba oli enam-vähem, pilt oli selge, mida on vaja teha, et asi enam-vähem mõistlikult kulgeks. Aga põhjus ikkagi, COVID. Näete, paljud ilmselt seda nägu teavad, kes tegelevad poliitikaga või tähendab, peavad silma poliitikal, see on Nikolai Padrušev, aasta 2023. Ma võin öelda, et momendil on ta Venemaa positsioonil 1-3. Raske öelda, milline. Ta pidas kõne 17.11.2021. See on 2 aastat peale seda, kui Hiinas Hubei provintsis Wuhani linnas pöördus haiglasse 17. novembril 2019 esimene patsient, kellel loomulikult ei tuvastatud COVIDit, sellepärast seda ei olnud siis olemas, aga kes tagantjärele siis osutus esimeseks COVIDi patsiendiks. Ja ta tegi avalduse, mille mõte oli see, et koroonaviirus suure tõenäosusega töötati välja lääne teaduskeskustes, põhimõtteliselt massihävitusrelvana salajaseks sõjapidamiseks. Olete võib-olla kuulnud ehk siis lahingsääsed ja millest on räägitud ja linnud, millega nakkus kantakse edasi. Tähendab, seda ei tasu võtta kui nalja. Sellepärast Venemaal selle teemaga tegeletakse. Ja loogika on selline, et kui meie tegeleme selle teemaga, siis loomulikult teised ka sellega tegelevad. See on klassikaline kurjategija loogika. Mina olen selline, järelikult teised on samasugused. Võib-olla olete, kindlasti olete kuulnud, Sputnik V, see on nüüd Venemaa viroloogia ja biotehnoloogia riiklik teaduskeskus, Vektor, mis töötas välja koroonavaktsiini, asub Novosibirskis, päris mitte Novosibirskis endas, linn on kuskil siin, aga ta on suhteliselt linna lähedal, eraldi seisev, erinevatel põhjustel. Ja see on Venemaal üks keskus, kes tegeleb bioloogilise relva väljatöötamisega. Bioloogilise relva põhimõte on juba ammu paika pandud 70-ndatel, aga seda on väga raske saavutada. Sest peab töötama välja sellise haigustekitaja, mis esiteks on väga virulentne, nakatab esimesel kokkupuutel, teiseks tema vastu ei ole vaktsiine ja kolmandaks ta ei anna nakkust edasi. Tähendab, ta nakatab, aga see nakatatu enam ei anna nakkust edasi, ta hääbub ühe sõnaga. Seda seni ajani ei ole võimalik saavutada, aga tööd sellel alal käivad. Ja selles samas teaduskeskuses Vektor oli välja töötatud potentsiaalselt bioloogilise relvana kasutatav viiruse tüvi. 18. ja 19. aasta vahetusel teravnesid Venemaa ja Hiina suhted. Ilmselt
Te kõik teate, et Venemaal on suhteliselt halvad suhted Ameerikaga, Hiinal on suhteliselt halvad suhted Ameerikaga ja Venemaal Hiinaga on suhteliselt head suhted. See on jama, kui ühe sõnaga öelda. Miks? Sellepärast suhted nii Venemaal kui Hiinal Ameerikaga on nagu kurjategijal politseinikuga. Ühel kurjategijal kunagi ei ole häid suhteid politseinikuga, aga omavahel Venemaa ja Hiina, nendel on suhted nagu kahel kurjategijal. Ühe kurjategija jaoks teist kurjategijat tappa on normaalne asjade käik. Politseiniku tapmine on midagi väga ekstraordinaarset, nii et see paneb nende riikide suhted paika. Probleem oli selles, et Hiina tegeleb juba Vietnami sõjast alates narkootikumide levitamisega ja läbi Venemaa kulges üks trassidest Euroopasse, aga Hiina selles mõttes rikkus lepingut, et ta hakkas levitama ka Venemaal endal ja selleks ajaks 18-19 muutus narkoloogiline situatsioon Kaug-Idas Hiina piirikandis väga raskeks. Väga palju narkomaane, kes on Venemaaga rohkem tuttavad, võib-olla kujutavad seda ette. Ja läbirääkimised Venemaa ja Hiina vahel ei andnud tulemusi. Tähendab, kui ma räägin nii Venemaa ja Hiina, see ei tähenda seda, et riigipead mõlemal pool osalesid selles. Mõlemal pool osalesid luureteenistused, praktiliselt kõikide riikide luureteenistused on tegelenud narkootikumide salakaubaveoga selleks, et saada raha. Selleks, et saada illegaalset raha, mis kuskil arvel ei oleks. Et see on enam-vähem normaalne tegevus. Aga need läbirääkimised ei andnud tulemusi. Venelased proovisid vastata samaga, et hakkasid Afganistanist saadud heroiini saatma Hiinasse, aga Hiinas on kordon tublisti rangem ja nad pani need kanalid kinni. Nii et asi osutus ühepoolseks. Ja selle tõttu 9. mail 2019 toimus julgeolekunõukogu koosolek suurele ringile ja peale seda väiksem ring mõtlesid, mida Hiina vastu saaks ette võtta ja eksperdid kandsid ette, et vektoril on viiruse tüvi, mis toimib peamiselt Hiina ja Kagu-Aasia rahvastikule, surevus moodustab hinnanguliselt 5-8% nende etnilises grupis, teistel etnilistel gruppidel on alla 3%. Epideemia kestab tõenäoliselt 6 kuud, võimalik, et isegi ainult 3 kuud, ühesõnaga piiratud levikuga nakkus. Ja see kutsub esile nüüd piirkonnas, kus ta lahti pääseb, majandusliku ja poliitilise kriisi. Ja 15.08. 2019 Putin antis isiklikult heakskiidu selle plaani realiseerimisele. Ja plaan realiseeriti üle Iraani, võeti kontakti nende islamirevolutsiooni valvurite luurega ja anti edasi Iraagist, ameeriklastest jäänud salajasest laboratooriumist saadud viirus koos selle viiruse vastase vaktsiiniga ja palvega see edasi anda Hiina kolleegidele, tähendab Hiina luurele. Ja tõepoolest see niimoodi toimiski. 29. august 2019 jõudsid näidised, kus siis vastava infoga hiinlaste kätte ja Hiina luure andis need edasi Wuhani, seesama Wuhani virusoloogia instituut, selle viroloogidele uurimiseks. Sama aasta septembris-oktoobris saabus Hiinasse 2 gruppi Vene välisluureteenistuse töötajaid, kelle ülesanne oli nakatada selle Wuhani instituudi töötajaid ja nende pereliikmeid viirusega, selle sama COVIDiga. 2 gruppi sellepärast, et peale esimese grupi käimist nad ei olnud kindlad, kas toimus nakatumine või ei toimunud. Info ei jõudnud nendeni ja teine grupp oli selleks, et kindel olla. Samal ajal Iraanis tekkis väike tõrge. 2020. aasta jaanuari esimestel päevadel andis üks Teherani uurimislabori töötaja, kelleni ei oleks pidanud jõudma need näidised, aga Iraani luure ei olnud ka rumal, ta jättis osad näidised endale ja andis enda uurijatele need uurimiseks. Ja selle laboritöötaja, kes nende näidistega tegeles, andis tutvuse poolest proovid üle Iraani päritolu teadlane Farouk Kadem, kes kooli lõpetas Iraanis, vahepeal õppis natukene Uus-Meremaal,
siis ta lõpetas ülikooli, nii bakalaureuse kui magistriõppe lõpetas Iraanis ja peale seda ta läks Kanadasse Manitoba ülikooli, kus ta tegi juba oma doktoritöö ja kuhu ta jäi hiljem tööle. Sellest, et selline ülekandmine toimus, viimasel hetkel said teada Islami revolutsiooni valvurid, juba see inimene oli lennuki peal ja oli variant, kas nüüd võtta ta lennukist maha või see lennuk hävitada, otsustati väiksema skandaali kasuks ja Ukraina lennuk, mis lendas Teheranist Kiievisse, tulistati alla. Nii et see õnnetus ei juhtunud mitte päris ilma põhjuseta. See info, mida ma räägin, tehti avalikuks 5. augustil 2021, lihtsalt et ajalist kaalad paika panna. Nagu paljud asjad ei tule päris hästi välja, Kiiev pidi võetama ka 3 päevaga. Viiruse tekitaja ei töötanud nii, nagu oletati. Aasta lõpuks oli selge, et tõenäoliselt on väljunud kontrolli alt, on puhkenud pandeemia ja Venemaal nüüd tekkis suur hirm saada ise viiruse poolt kahjustatud ja nad saatsid oma meeskonna Itaaliasse. Seal kohati oli kannatanute hulk suhteliselt kõige suurem, mõnes vanade kodus kuni 25% inimestest surid. Tõsi küll, nad olid vanad, nad olid seal 70 kuni 90 selles vahemikus, aga mõnede puhul surm tuli väga lühikese ajavahemikul, nii et hommikul tuvastati haigus ja enne keskööd oli see inimene surnud. See oli sõjaväemeeskond, kes tegeles just keemia bakterioloogilise relvaga ja nende ülesanne oli sealt proove koguda ja olukorda hinnata. Ja need proove tuua siis uuesti tagasi Venemaale uurimiseks. Putin olukorra sellise kulu peale sugugi ei olnud rõõmus. Olukord väljus kontrolli alt ja tal tekkis 2 hirmu. Üks hirm see, et hiinlased võivad kätte maksta, kui teada saavad. Hiinlased said umbes 7-8 kuu pärast teada peale epideemia algust, kuidas asi tegelikult toimus. Ja teine oli nakatuda. See on 22. aastal tehtud pilt, siis tal enam tervis korras ei olnud, siis Putinit enam ei vaktsineeritud, teda ei olnud võimalik enam vaktsineerida. See on nüüd veel suhteliselt väike laud, selle laua pikkus on 6 meetrit, aga olid 10-meetrised lauad, kui ta näiteks oma valitsuse liikmetega pidas nõupidamisi. Nii et igati püüti vältida kontakti. See oli poliitikasfäär ja natukene bioloogiasfääri. Kirjas, mille te mulle saatsite, et ma võiks rääkida uuematest ravimitest, farmaatsiaalastest. Ma räägin seda, tõsi küll mitte palju. Ausalt öelda, see ei paku isegi väga palju praktilist huvi, see pakub väga palju teoreetilist huvi, aga näete, siin on hinnad, need on nüüd maailma kõige uuemad ravimid, Ameerikas registreeritud ajavahemikul 2020 kuni 2024 Lenmeldi, tal on tegelikult 2 nime, ühe nime all on tuntud Ameerikas, teise all Euroopas, registreeriti 2024 ja tema hind on $4,25 miljonit, üks ravikord. Ka järgmised on kaunis kallid, siin on 10 kõige kallimat ja esimesed 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, see on kirjutatud ühekordne doos, ehk siis tegelikult kõik need ravimid on põhimõtteliselt seotud geneetikaga, ehk siis neid on võimalik kasutada haiguste puhul, mis on seotud mingi geeni defektsusega, mis vastutab kas teatava ensüümi tootmise eest või siis teatava spetsiifilise valgu tootmise eest. Ehk siis inimese organismi viiakse see geen ja ta hakkab normaalselt töötama ja see ei ole 100%, aga on kaunis suur võimalus, et see inimene saabki terveks. See on selles mõttes ime. Tähendab, paljud need haigused, näiteks esimene metakromaatiline leukodüstroofia, praktiliselt kõik need haigused või enamus nendest, nad hakkavad suhteliselt varajasest east peale, tähendab, päris väike lapsel need ei ilmne seal esimese võib-olla kuude jooksul või esimese eluaasta jooksul, aga nad ilmnevad sealt alates kuskil 2. kuni 6. eluaastani ja selline laps konkreetselt sureb, garanteeritult sureb mõne aasta jooksul ja
see surm on väga hirmus. Mitmed haigused, mille vastu need preparaadid töötavad, on seotud lihast nõrkusega, lihasatroofiaga, lihast innervatsioon häirub ja inimene sureb sellepärast ära, et ei suuda hingata, hingamislihased enam ei tööta. See, et ta on ratastoolis ja ta ei suuda kätt ega jalga liigutada, see on veel enne seda. Nii et need on tegelikult väga nukrad haigused. Õnneks neid on väga vähe, nende esinemissagedus on 1 miljoni kohta, maksimaalselt 10 miljoni kohta, 10 miljoni kohta, nad on haruldased, aga haigused, mille raviks neid preparaate kasutatakse, suures osas on fataalsed. Nii, mõned on natukene rohkem levinud, näiteks hemgeeniks hemofiilia B, hemofiiliaga üldiselt võib elada kaunis pikalt, aga kogu aeg peab vastavaid hüübimisfaktoreid manustama, nii et antud preparaadiga võib saavutada normaalse verehüübimise. Ja viimased 4 nendest on siis pidevalt manustatavad, siin ei ole mitte ühe doosi, vaid aastase ravikuuri hind. Doosi hind on seal tavaliselt 10 000 dollarites, ühe doosi hind. Viimasest 4-2 on vähivastased preparaadid, mida nimetatakse targeting therapy, nende kasutamine, sest klassikaline vähiravi põhineb selles, et normaalsed rakud ja vähirakud on erineva elutsükliga, normaalsete rakkude elutsükkel on kiirem ja kui neid koos hävitada, siis normaalseid rakke jõuab rohkem peale kasvada kui vähirakke. Niinimetatud targeting therapy tekitatakse markerid, mis seonduvad vähirakkudega ja tõmbavad tule enda peale ehk muudavad need vähirakud ära tuntavaks organismi enda immuunsüsteemile. Igaühe meie organismis tekivad vähirakud, praktiliselt iga päev, aga organismi immuunsüsteem hävitab nad ära. Vähk tekib siis, kui mingil põhjusel immuunsüsteemi töö on häiritud. Miks? See on väga keeruline põhjus. Aga markeeritakse vähirakud ja organismi immuunsüsteem hakkab neid rakkusid hävitama. Nii et need 2 preparaati, Kimtrak ja Tanuelza. Müalept ja Zokinvi, need on natukene teise põhimõttega, aga ilma nende ravimiteta inimene reeglina sureb noorelt. Suure tõenäosusega, kui lapsel see avaldub, siis ta võimalik, et isegi puberteeti ei jõua. Nii et need on vägagi epohhi loovad preparaadid, aga see on vähestele, kui nende hinda vaadata. Mõned nendest preparaatidest ainult oleks põhimõtteliselt masskasutatavad, sellepärast haigusi on rohkem, aga siin muutub takistuseks juba hind. Siin on Lenmeldi, Euroopas on ta teise nime all Libmeldi, kirjutasin ta rohkem enda jaoks, lahti seletatud, kuidas nüüd see preparaat toimib. Põhimõtteliselt võetakse inimeste tüvirakud, tüvirakkudesse viiakse, kasutades vektorina teatavat viirust, geneetiliselt modifitseeritud viirust, mis siis sisaldab seda geeni, mis peab nüüd vajalikku ensüümi tootma hakkama. Ja hiljem viiakse need rakud inimese organismi tagasi, nad seonduvad luuüdiga ja hakkavad seal kasvama ja paljunema ja hakkavad nüüd tootma juba organismi poolt seda vajalikku ensüümi. Aga mis ma seda rääkisin? Et üks patsientidest, kes sai seda tüüpi vähiravi, nagu nende 2 viimase preparaadiga saab pakkuda, oli Vladimir Vladimirovitš Putin ehk Venemaa president. Esimese kasvaja diagnoos ta sai peale 2000-ndaid ja teise sai ta 2016. Nende mõlema korral, esimesel puhul oli remissioon pikem, aga teise korral ka põhimõtteliselt ravi aitas ja tal tervis praktiliselt täielikult taastus. Tal ilmusid kerged parkinsonismi sümptomid kusagil 18-19 aasta paiku, aga see ei olnud nüüd põhimõtteline probleem. 3. kasvaja diagnoos pandi 2019 lõpus või 2020 alguses ja 2020 alguses Iisraeli arstid viisid läbi raviprotseduuri, seal olid erinevad variandid, et operatsioon või siis pigem ikkagi seda tüüpi manipulatsioon tüvirakkudega, nagu ma rääkisin, ja ravi andis häid tulemusi, aga ta ei olnud lõplik. Nii et vähi areng pidurdus
aga ei peatunud lõplikult. Ja Putini tervis järjest halvenes. 2022. see arstide grupp keeldus tema ravist, tähendab, öeldes otse välja, et nemad on võimetud, et see haigus lõpeb surmaga garanteeritult. Ja 20. oktoobril 2023 Putin elas üle esimese kliinilise surma, toodi sealt reanimatsioonibrigaadi poolt välja ja 26. oktoobril 2023 Putin suri. See oli vähiga seotud tüsistused ja surmatunnistusele märgiti kellaajaks 20:42. Võib jälle küsida, kus ma seda tean. See informatsioon on põhimõtteliselt täiesti leitav ja kust sellist informatsiooni tuleb, tähendab, Venemaal on valitsevate ringkondadega seotud kanalid, kes tilgutavad informatsiooni. Sellepärast see kurss, mis Venemaal praegust on, kui see nüüd jääb prevaleerima, siis Venemaa hävineb. Venemaal on palju inimesi, kes tõesti valutavad südant Venemaa pärast. Ja üks võimalus Venemaa kurssi vähemalt hoida on selline informatsiooni välja tilgutamine. No näiteks 24. veebruaril 2022 algas ju sõda, venelased tungisid kallale Ukrainale ja informatsioon tilkus. Viimane info, mida ma kuulsin, oli, et lähemal ajal 3-5 päeva jooksul toimub invasioon. Sel ajal, kui kõik ümberringi rääkisid, see on totrus, Venemaa ei tungi kallale, neil ei ole piisavalt vägesidki piiri ääres ja nii edasi. Üldiselt see on info, mida esiteks tasub uskuda ja teiseks ma ei ole näinud isiklikult ühtegi märki, mis sellele infole otseselt vastu räägiks. Siin on näiteks Vladimir Putin 2024, kui teda enam ei olnud, tähendab, Putinil algselt oli 4 teisikut, nendest jäi järgi 3, nendest 3-st 1 oli siis selline, mida võis kasutada praktiliselt igas olukorras, ka suhtlemisel näost näkku. Teised 2 olid ainult kaugelt kasutamiseks. Ja kui nüüd vaadata nende 2 inimest, ma püüdsin kõrva järgi need pildid ühe suuruseks teha. Tähendab, kõik märgid langevad kokku, absoluutselt kõik märgid langevad kokku, kõrvakuju langeb kokku, kõik langeb kokku. Ainukene probleem, proportsioonid ei lange kokku. Ja siin on Vitkov ja Vladimir Putin. Väga raske oli leida pilte, kus kohas Putin oleks kõrvuti erinevatel aegadel, mõne teadaoleva pikkusega inimesega. Siin on nad kõrvuti ja Vitkov on, näha, et natukene tibakene on pikem. Vitkovi pikkus on teada 75 sentimeetrit ja Putini pikkus on ka teada, on 69-70 sentimeetrit. Sellel pildil on nad enam-vähem ühepikkused. See on nüüd 6 aega tagasi kuskil tehtud pilt. Aga nüüd Valgevene puusepp Jevgeni Vassiljevitš, kes kehastab Putinit, on 4-5 sentimeetrit pikem kui Putin. Nii et põhimõtteliselt enam-vähem suurusjärk klapib. Muuseas, Jevgeni Vassiljevitš, tema perekonnanime pole avaldatud, aga praegust on tema ametlik nimi Vladimir Vladimirovitš Putin, talle anti 2 aastat tagasi välja pass, kus on selline nimi. Ametlikult, täiesti ametlikult, 100% ametlik. Nii palju poliitikast. Mis siis hakkab edasi saama? Saab olema huvitav. Teatud stabiilsuse periood on läbi saanud. Ja stabiilsuse periood, see saabus peale teist maailmasõda, sest esimene maailmasõda jäi pooleli ja esimene maailmasõda lõppes teise maailmasõja ajal. Tekkis teatud stabiilsus, jõujooned olid paigas, aga midagi on nüüd muutumas. Millised muutused on toimunud ja millised muutused võivad seda maailma mõjutada? Lihtsalt kui meelde tuletada, aurujõu kasutuselevõtt, musklijõud asendati mehaanilise jõuga. Tööviljakus tohutult tõuses, hüppeliselt tõusis. 19. sajandi lõpp, enne esimest maailmasõda, õpiti materjali täpselt töötlema. 10 sajandik millimeetri täpsusega. See tähendab, oli võimalik teha masinaid massitöötluses, lennumasinad, relvad, tänapäevane meditsiin. See revolutsioon, mida mina olen oma silmadega näinud, see oli fantastiline tunne, te ei kujuta ette, see on peaaegu võrreldav, see kaif oli sellega, kui Eesti vabaks sai. Kui tulid arvutid, personaalarvutid.
See oli fantastika, see oli mingisugune aparaat, mis võid kirjutada, kuhu võid salvestada oma tekstid, mida varem, kujutad ette, et 5 paberilehte, nende vahel on kopeerpaberid ja lööd masinal, lööd. Läks tähtläev valesti, no mida teha, parandad 5 paberil, lööd uuesti. Tähendab, teil on raske seda ette kujutada, aga mihukene kaif oli see, kui tõesti personaalarvutid jõudsid masskasutusse. See oli revolutsioon informatsioonitöötluses. Me oleme nüüd jõudnud suure tõenäosusega järgmise hüppeni, see on siis kunstaru. Inimese intellektile ilmus konkurent. Kuidas see mõjutab? Pole veel täpselt teada. Ja kas see oli revolutsioon? Seda me ka veel ei tea, seda me saame alles teatud ajaloolises perspektiivis teada. Aga suure tõenäosusega tundub, et midagi on muutumas. Muuseas, mitmed kunstaruloojad, tehisintellekti loojad, on ise tunnistanud, nad ei tea, kuidas nende loodu töötab. Kui midagi ei tea, kuidas ta töötab, võib tekkida probleeme selle kontrollimisega. Siin on mõned näited. Tore hindu. Hello, my name is Manoj and I'm a call center agent from India. Let me show you the voice preservation mode in action. This mode keeps my original voice intact while softening challenging parts of my accent. It helps customers understand me better, improving satisfaction on both sides of the call. I turned it off now, so you can hear the difference clearly. I'll now turn it on again. Ehk siis online'is on võimalik inimese hääldust muuta, säilitades tema täämbri. Siin on 2 pilti. Alumine see pisikene pilt on see, mida näeb arvutikaamera ja ülemine pilt on see, mis läheb arvutist välja. Siin häält ei ole, aga on ilus neiu, kes midagi näitab. Parempoolne pilt, see on Putini esinemine telekonverentsil, mis toimus 14. aprillil 25 valitsuse liikmetega. В числе приоритетных задач укрепления технологической базы деревообработки, включая выпуск оборудования и техники. Будем, кстати говоря, на некоторых проектах при их реализации были использованы исключительно... Miks ma seda näitasin? Miks see on oluline? See oli nüüd esimene Putini esinemine, mis oli 100% tehisintellekti genereeritud. Sellel kohtumisel osales mitte Putini teisik, vaid osanes selle tehisintellekt koopia. Nii, see on nüüd kaunis kurb pilt, eriti lõppu kuulake hoolega. So I'm about to lose my job, and this is scary because I developed this skill over 20 years. I just, boom, look at an x-ray and say, oh, here we go, we have right middle lobe pneumonia, maybe left upper lobe consolidation, patient is very sick, she has bilateral pneumonia, we need to take care of her. But here comes AI, and of course, they pick it up in a second. So now, you don't need professional eyes to look at these x-rays. You just have artificial intelligence, and they picked up the pneumonia. So I'm going to be applying to McDonald's soon. I hope they have some openings. Ehk siis inimene on 20 aastat tööd teinud, saavutanud teatud professionaalsuse taseme ja nüüd tuleb mingisugune tehisaru, kes paneb samasuguse diagnoosi. Miks mind vaja on? McDonaldsis loodetavasti on vaja klienditeenindajaid veel. Ehk ma tahan tööd teha ja leiba teenida. Ja kõrval on pilt. Tekst pole nii väga oluline need tulbad. Ehk siis 2 esimest tulpa kujutavad 2 arsti, 2 eraldiseisvat arsti ja järgmine tulp, helesinine tulp on ChatGPT versioon 4.0 või 4O ja lilla tulp on ChatGPT 0.1 või O1. Võrreldi 3 erinevas situatsioonis 2 erineva arsti poolt pandud diagnoose 2 erineva tehisaru diagnoosiga ja 3 erinevat situatsiooni. Üks oli sorteerimine enne vastuvõttu EMO-sse, teine oli siis hinnang EMO-s juba situatsioonile
ja kolmas oli arsti hinnang haiglasse vastuvõtul või intensiivravisse vastuvõtul. Mida suurem stress, seda paremini saab hakkama tehisaru, sest tal ei ole emotsioone. Aga kui me nüüd vaatame, siis ainukene kord, kus arst on konkureerinud ühe tehisaru variandiga, ongi see esimene tulp, kus üks arst on saanud parema tulemuse kui tehisaru. Ülejäänud kõikides tulpades on tehisaru igal juhul ületanud arsti pandud diagnoosi täpsust. Nii arsti kui tehisaru pandud diagnooside täpsust hinnati kahe eraldi seisva sisehaiguste spetsialisti poolt ja loomulikult nad ei teadnud, kelle pandud diagnoosi nad hindavad. Põhimõtteliselt ka arstide tööd, mis puudutab diagnoosi, on tehisaru täiesti võimeline üle võtma. Ja kui siin nüüd pisikest väikest proviisorit mõelda, kes peaks nüüd hakkama apteegis inimest konsulteerima, ma kardan, et tehisaru saab sellega paremini hakkama. Vähemalt kõik märgid näitavad seda. Mis saab meist, kes me oleme selles maailmas, ja teie, kes te lähete nüüd koolist maailma? Sest koolis on teatav vea tegemise võimalus, tähendab, see on mängureeglitesse sisse kantud. Me õppimise käigus on loomulik ja normaalne teha vigu. Viga parandatakse ja õpitakse sellega. Päriselus päris see nii ei ole. Nii et tasuks mõned punktid meelde jätta või teadmiseks võtta või mõtestada, et maailm meie ümber ei ole ei halb ega hea, ei ole ei ebaõiglane ega õiglane. Maailm on objektiivne reaalsus. Ta ei taha meile ei halba teha ega head teha. Kuidas me saame hakkama ümbritsevas maailmas, sõltub sisemisest orientatsioonist. Kuidas me ümbritsevat vastu võtame, kui hästi me kohaneme ümbritsevaga või kui palju suudame keskkonda endale sobivaks muuta. Ilma kompromissideta hakkama ei saa, kuid kusagil on piir, mida ei tohi ületada. See piir on kõikidel erinev, kuid kui see piir ületada, see hea ja kurja piir, mille inimene on enda jaoks seadnud, siis see inimene kaotab austuse iseenda vastu. See on kohutav stress. Püüame seda piiri enda jaoks säilitada. Kui te lähete tööle, siis kõige tavalisem valik iga töö juures, mitte ainult apteekri töö juures, on samuti hea ja kurja vahel vahet teha, aga näiteks meil hinnata piiri, millal meditsiin muutub kaubanduseks. Kusjuures ma ei kasuta seda kaubandust sõimusõnana. Kaubandus ei ole halb iseenesest. Ja meditsiin ei ole halb ega hea, kaubandus ei ole halb ega hea, aga need on erinevad eesmärgid, erinevad mõisted. Nii et kumbki pole olemuslikult halvem ega parem kui teine. Aga meie elukutse esindaja peab olema võimeline nende vahel vahet tegema. Näiteks kui proviisorist firma esindaja ütleb, et tema esindatava firma tegevuse peamine eesmärk on klientide või patsientide järjest kasvavate vajaduste järjest parem rahuldamine, siis ma ütlen, et kas see inimene on rumal, number 1, või tahtlikult valetab, number 2. Muid variante ei ole. Sellepärast kaubandusliku firma eesmärk on kaubandusliku tulu teenimine. See ei ole midagi halba, see on ainus võimalus, et selline firma saaks eksisteerida. See ei ole sugugi vastuoluline sellega, et järjest paremini teenindada, üks ei sega teist, vaid pigem mida paremini ümbritsevate vajadusi rahuldada, seda parem on käive, seda parem on tulu. Aga kunagi eesmärk ei ole kaubandusfirmal kellegi elu paremaks tegemine. Teile ilmselt see fraas, ma kasutasin spetsiaalselt seda fraasi, järjest kasvavate vajaduste järjest parem rahuldamine. Teie seda koolis õppinud ei ole, mina õppisin seda koolis, ühiskonnaõpetuses. See oli sotsialismi kui ühiskondlik majandusliku formatsiooni peamine eesmärk. Aga nüüd inimene täiesti tõsiselt kasutas seda fraasi. No mõned näited. See on bussipeatuses pildistatud, ootasin bussi, vaatan, Euroapteek 30% odavamalt. Palun. Kusjuures uuring kinnitab, et Euroapteegis on soodsaimad hinnad. Klassikaline. Alati on tegemist teadusliku põhjendusega. Väiksemas kirjas on pakkumine kehtib püsiklientidele 0104, 10, 3004 või kuni kaupa jätkub.
aga igal juhul tulge kohale, äkki teile jätkub. Ja siin on preparaat, tavahind 13,25, aga ostes 2 tükki on kahe hind 19,80. 2 on soodsa. Apteegis pildistatud. Selline näeb välja siis meie tavaline kaubanduskeskus apteek, ilu heaks, tervis, külmetus ja see poksikene seal on siis retseptiravimid. Ma ei ütle, et see on halb, ma ei ütle seda, aga see on objektiivne reaalsus, milles me elame. Ja kõikidel nendel ülejäänutel kaupadel, ravimitega selles mõttes, mida meie oleme õppinud, tõenduspõhise meditsiini seisukohalt pole suurt midagi pistmist. No näiteks, siin on seedimine, 3 riiulit, üleval antatsiidid, okei. Igal juhul nad toimivad, tõsi küll, kas nendes kasu on tõenduspõhise meditsiini seisukohalt on natukene kaheldav. Protonpumba inhibiitorid, ravimid, täiesti ehtsad ravimid. Siin keegi midagi ei kahtle. Linex, preparaat Rõõm, laktobatsillid, jah. Ütleme, et viisakalt need on toidulisandid. Aga nad on kõik rõõmsalt koos, inimene siit valib nende hulgast. Või siis herpesevastased preparaadid, atsüklovir, erinevad variandid ja kõrval on küüslaugu erinevad variandid. Et küüslaugul on viirusevastane toime eksperimendis in vitro, aga ei ole tehtud, vähemalt ma ei ole leidnud ühtegi katset, mis seda in vivo tänapäevase tõenduspõhise meditsiini seisukohalt kinnitab. Aga nad on koos, sõbralikult koos ja nii muidugi silt juures, et võta 200 odavamalt. Ma hakkan kohe lõpetama, tegelikult ma olen aja täis rääkinud, aga kui te veel kannatate, siis ma natukene veel räägiks. Nii, ehk me elame mitte selleks, et töötada, vaid töötame selleks, et elada. Need mõlemad on tähtsad, aga me peame tegema tööd selleks, et elada oleks hea, mitte elada selleks, et hästi tööd teha. See on mu naine. 2007 ma sain 50 aastat vanaks ja mõtlesin Hispaanias käia. Sai autoga Hispaaniasse sõidetud, aga see on Prantsusmaal. See on lihtsalt üks moment, tähendab reisidel vahel juhtumis fantastilisi momente. See on mingi pisikene külakene, kuhu see õhtul saabutud, aga see oli fantastiline, selline koht nagu, näiteks see, ma hiljem vaatasin veel Wikipeediast järele, kirik, ehitatud kuskil 1300 alguses, ilma restaureerimata, nii nagu ta ehitati, nii ta küll kõpitsetud on, aga ühtegi suurt ümberehitust pole toimunud. Nii nagu sinna kivid paika panti 600-700 aastat tagasi, nii ta praegust seisab. Ja see oli üldse selline linnakene või tähendab, külakene oli, kus kohas selline mõnus, rahulik elu, kus kohas olid mingisugused pisikesed veinipoed, kus võis lonksu veini juua, aga mitte ühtegi, mitte valget nägu. Kes Prantsusmaa teab, see tähendab, et see on midagi erilist. Aga seal Hispaanias ma käisin ka Gibraltaril, tähendab, mõte oli ikkagi käia Euroopa kõige lõunapoolsemas punktis. Ja ega suurt nagu selle peale mõelnud, et Gibraltar peaks olema ikka selline poolsaar ja nagu kaunis seal lõunas, et ju ta siis on. Aga tuleb välja, et päris nagu ei olnud. Aga siis tekkis nagu mõtet ikkagi, et käiks kõik Euroopa kõige kaugemad punktid läbi. Nii, ja järgmine oli Nordkap. Paljud inimesed käisid Nordkapis ja mõtlesin, ma käin ka ära. Nordkap, see punane täpikene siin. Ja 2011 saigi käidud. Siin on nüüd, ilus selline kerakene on torni otsa pantud ja kui sinnapoole veel minna, siis on suur hoone, ümmargune hoone, mitmekorruseline, kus müüakse suveniire, kuhu suur parkimisplats, kuhu mahub üks 100 ekskursioonibussi küll, seal tohutu rahvamass käivad, vaatavad ja Euroopa kõige põhjapoolsem punkt. Aga kui ma seal seisin ja umbes samasse suunda vaatasin, ma nägin, et seal on mingi neem, aga silma järgi tunduks nagu see kaugemal veel rohkem põhja pool olevat. Aga silm võib muidugi eksida, selline okas jäi nagu hinge väike. 2013 sai käidud Portugalis ja Hispaanias, aga need on suhteliselt lähestikku. See on Euroopa kõige läänepoolsem punkt, Cabo da Roca. Ta on suhteliselt Lissaboni lähedal, kusagil 50 kilomeetrit umbes. Lihtne käia, sinna samamoodi
ekskursioonibussid käivad, inimesed nagu kaljukitsed käivad mööda rada, ausalt öelda ma ei oleks seal julgenud isegi käia mõne koha peal. Rahvamassid panevad jälle tagasi, mingid silter keelatud, midagi ei ole, kõik. Nii, niisugune see punkt siis nagu Cabo de Roca on see kirjutatud, nii, käidud. Nii, taga, näete, on üks tuletorn. Ja sai sinna selle tuletorni juurde jalutatud ja see oli muuseas veel sõjaväehitis. Yeah. If one breaks down the other. Same, yes. One working, two reserve. Same. Ühesõnaga, mingi vend astus välja ja tavai, et tahate, tähendab, ta ei rääkinud sõnaga inglise keelt, aga märkidega tegi selges, et tahate, et äkki sinna ülesse tulla, vaadata. No okei, loomulikult tahame, tähendab, ja tegi üleval ekskursiooni, ta tegi Fresnelli prismat, tegi lahti, näitas, kuidas süsteem käib, kõik. No juhtub, see on jälle selline asi, mida vahel juhtub. Nii, siis sai käidud lõunas, tähendab, kõige lõunapoolsem punkt, tegelikult see ei ole mitte siis Gibraltar, vaid see on Tarifa Neem. Seal mingisuguseid suuri rahvakogunemisi ei olnud, seal oli tohutult palju lohesurfareid, seal oli selline tuul, et mul naisel oli plätud jalas ja ta ütles, et ta peab varvastega pidi plätusid kinni hoidma, et neid tuul jalast ära ei rebiks. Mõlemal pool seda Tarifat oli seal karjades, oli neid lohesurfareid. Aga näete, siin on ka, see on, pilt on seal tehtud, ühel pool on Atlandi ookean ja teisel pool on Vahemeri. Nii, ja ka pilt, siin on Atlandi ookean, Atlantico ja Mediterraneo. Nii et kõige lõunapoolsem punkt ja punkt, mis jaotab Vahemere ja Atlandi ookeani. Nii, see põhjapoolne ikka ei andnud rahu. Ehk siis tegelikult kõige põhjapoolsem punkt ei ole mitte Nordkap, vaid Knivschallodeni neem. Ja sinna on Nordkapist, näete, mitte Nordkapist, vaid siin on maantee ja sellest maanteest on 9 kilomeetrit sinna kõndida. See on nüüd enam-vähem normaalne tee, midagi seal hullu ei ole. Ja see on parkimisplats on siin kuskil ja sealt üldiselt päevas kuskil 100 inimest marsib sinna ära. Aga sinna peab jala minema, 9 kilomeetrit sinna, 9 kilomeetrit tagasi, kokku 18 kilomeetrit. Sai siis ka sinna tippu ära marsitud, see on siis nagu mingi geodeetiline märk on siin ja kõrval on siis väikene kapikene, kus on siis kiri, kus raamat, kus saad kirja panna, et mina sellel ajal käisin siin, selles kohas. Ja see, mis siit tagant paistab, see kalju, see ongi Nordkap, Nordkap on kusagil seal 300 meetri all on kõrge peaks olema. Siin näha ei ole, aga siin üleval on see kuplikene, mis markeeris seda Nordkapi tippu. Nii et Nordkap on turistlik põhjapunkt, aga Knivschalloden on tegelik põhjapunkt. Nii, hakkame jõudma enne lõppsuhjelmoodeni. Vaade nüüd allapoole, see on kuskil 80 meetrit allpool. 80 meetrit umbes. Nii, aga tähendab, inimene näeb sageli seda, mida ta tahab näha. Ma arvasin, et me olemegi nüüd lõppu jõudnud, aga tegelikult sealt oli veel 3 kilomeetrit minna. Nii et see enam nii lõbus ei olnud, aga okei, sai käidud. Nii, ja nüüd viimane. Nüüd Euroopa mandri kõige põhjapoolsem punkt on tegelikult Nordkini neem. Selle eelmisel slaidil oli tegelikult see pilt olemas. Ta on natukene ida pool on Nordkapist. Nordkap asub saarel, mis on küll tunneliga ühendatud, aga Nordkin on nüüd mandri, kuhu saab põhimõtteliselt jala kõndida ilma igasugust tunneliteta. Siin on, kui siit paistab halvasti, aga näete, siin on niisugune triip, see on lennurada, siin on Mehamn, see on kõige põhjapoolsem asula väidetavalt Euroopas. Ja siit nüüd läheb rada Nordkinni. See rada on 24 kilomeetrit pikk, millest 25% on raske rada ja 75% väga raske rada. Seda ma proovisin esimest korda 22. aastal, siis ehmatati mind ära kohalikud. Mul olid kõik plaanid valmis ja lähen ja seal on väga korralik, kämping on seal, kämpingu peremehega ma rääkisin ja et niisugune plaan on ja esimene asi, mis küsid, kas saapad on või? Ei ole, need samad potased seal on. Mis on nüüd pulli teed? Issand jumal, et kes sind pärast sealt ära toob ja kui palju see kõike maksab ja ega helikopter tasuta ei lenda ja nii edasi. Ja siis ma käisin
ütleme, et noh, kuskil üks 6-7 kilomeetrit käisin. Vaatasin, no lihtsalt tegin nagu luuret, aga süda jäi kripeldama ja 2023. sai ära käidud ikkagi. Et see on, nii et ütleme, et päeval sai mindud kuskil kella 2 aeg ja järgmise päeva õhtul kusagil enne kella 12 sai siis tagasi tuldud. Vahepeal väikene ööbimine raja peal, sellepärast telgi panin otse raja peale, sellest kusagil mujal panna ei olnud, seal igal pool oli kivi ümber. Ja üks peatus ka söömiseks selle aja jooksul. See on marker, mis tähistab Nordkinni, õnnetuseks tuli udu peale, nii et igal pool oli udu. Nüüd päris piim, aga kuskil üks 30 meetrit umbes paistis. Meri igal juhul näha ei olnud. See on nüüd selle raja kõige ilusam koht, see on juba tagasi tulles, kus saigi see peatus tehtud kuskil 50 minutit umbes. Priimusega sai vett keedetud, sest ilus, särav puhas vesi, aga kui teada, kui palju karipuusid seal ringi käib ja mida nad sinna vette jätavad, siis ilma keetmata vett seal nagu ei olnud mingit tahtmist juua. See oli algus. See oli nüüd Meechamnist, tõuseb platoo peale kuskil umbes 100 meetrit, 150 meetrit. Seda mul naine võttis. See oli nüüd jõgi, kuhu ma eelmisel aastal jõudsin. Ja sellest jõest peab mingi trikiga üle saama ja liigub praegust seda jõe kallast mööda. Selline oli maastik. Nii, meri on sealpool. Ja niimoodi siis me liigume tasapisi. See punane on seal marker. Rada ei ole olnud marker. Õnneks leidsin mingisuguse kepi. See aitab natukene paremini liikuda. Niimoodi kilomeetrid. Kilomeetrid. Ja see on viimane. See on stardi ja finiši koht. See on nüüd järgmise päeva öösel või hilise õhtul. Tehtud. No nii. Tänan tähelepanu eest. Loodan, et mingid mõtted õnnestus edasi anda ja see viimane oli selleks, et tundke elust rõõmu.